Uudised eetris ja stuudios Rohke Debelak. Eesti vetesse sisenenud Vene varilaevastiku tankeri ja seda kaitsma saabunud Vene hävitaja õhupiiri rikkumistele anti adekvaatne vastus, annab teada Kaitseministeerium. Samas olid Eesti kaitse- ja kiirreageerimise võimekus paralleelselt mitme operatsiooni poolt hõivatud, sest 2 NATO hävitajat olid terve päeva jälginud, kuidas julgeolekuoht Parvel Pruunsild Lõunakeskuse parklasse sõitis ja poes käis, seejärel autopesulat külastas, raamatukogus käis ja Vooremaa suunas sõitis. Iga päevaga kasvab Eestit ähvardavate julgeolekuohtude hulk ning võimekusdefitsiidi tingimustes tuleb valida ja reageerida nendest suurematele, mistõttu olid ka riigi pardumisvõimekused tol päeval valmiduses Lõuna-Eestis, märgib valitsuse teade. Viimase aasta jooksul on NATO hävitajad lennanud Parvel Pruunsilda tuvastama enam kui 40 korral. Ja välismaalt. Kremli pressiteenistus teatab, et Venemaa ja Ameerika Ühendriikide suhted on püsivalt konstruktiivsed. Heade suhete kinnitamiseks on vastastikku tehtud mitmeid sümboolseid kingitusi. Eile näiteks saatis Vladimir Putin Donald Trumpile kingituseks Ameerika lipuvärvides reha ja kiivri. Kaasas olnud kaardil oli kirjas edasised reha peale astumise juhised. Samuti ettepanek, et sõda Ukrainas lõpeb kohe, kui Donald Trump astub reha peale ja jõuab käed ette enne panna, kui varrega pähe saab. Prognooside kohaselt see sel aastal veel kingisaajale kohale ei jõua. Ja Eestisse ning majanduskuritegude vallast. Riigiprokuratuur esitab lähiajal süüdistuse enam kui 20 000 inimesele, keda on põhjus kahtlustada ettevõtlusega tegelemises. Selline arv on jahmatav, ent valitsuse sõnul on tegemist vaid jäämäe tipuga. On inimesi, kes on ettevõtlusega tegelenud terve elu. Riik suudab sageli ühele või teisele ettevõtmisele reguleerimise teel piiri peale panna, aga see inimest ei kohuta. Kohe luuakse uus ettevõte ja tegeletakse ettevõtlusega edasi. Paljudel ettevõtjatele on sihiks ka kasumi teenimine ja see pole veel kõik. Teenitud kasum on sageli ettevõtjatel plaanis ka välja võtta. Kui seda ei tehta ja kasum investeeritakse, siis on lõppkokkuvõttes ikkagi ettevõtjal plaanis veel rohkem kasumit teenida. Ettevõtlusega tegelejate hulk küll väheneb veidi, ent vaid tasapisi ja riigi käed jäävad siin siiski lühikeseks. Riigiettevõtted küll püüavad vaid kahjumit teenida ja nii eeskuju näidata, kuid paadunud ettevõtjaid see ei huvita. Loodusliku pühapaiga majandamise keskuse eilsel asutamiskoosolekul aga pandi paika keskuse peamised töösuunad ja eesmärgid. Riigimetsa majandamise keskus, mis seni samuti tegeles sageli looduslike pühapaikade majandamisega, ei jõua siiski kõiki raietöid kõikides pühapaikades vajamineva kiirusega läbi viia, mistõttu on eraldi pühapaikadele keskendunud majanduskeskuse loomine ka vajalik, märgib Majandusministeerium. Looduslikke pühapaiku hakatakse majandama üksnes eelnevalt pühitsetud harvesteridega, mis peaks tagama säästva majandamise põhimõtte järgi kunagi, märgitakse ka Kliimaministeeriumi teate lõpetuseks. Kuna varastamine kauplustest aina sageneb ja samas ei ole poodidel ka palju võimalusi varaste ohjeldamiseks, keelatud on fotode ja videomaterjali avaldamine, mis paneks varga avalikku häbiposti, siis on poeketid välja töötamas e-varga platvormi. Varas teeb endale e-varga konto, saab rahulikult varastada kodust. Nii ei pea varas minema poodi riskeerima. Poed saavad kokku hoida turvateenuste ja kohtuprotsesside ja suurte trahvide pealt ja võidus on kõik. Kuna aeg on majanduslikus mõttes keeruline, siis on plaanis lubada, et e-varga platvormiga saavad ühineda ka poodide seni ausad kliendid, kellel lihtsalt aeg-ajalt tekib vajadus varastada. E-poest tellimust täites saabki inimene peatselt valida, milliseid asju soovib klient soetada raha eest ja milliseid varastada. Eetris olid uudised.